siin moodustasime eelmisel korral komisjoni, kus oli siis volikogus 5 liiget ja 1 vallaametnik ja me jõudsime oma komisjoni tööga ühele poole, saatsime ka teile laiali selle komisjoni lõppkokkuvõtte, et siis selle kohaselt siis esimeseks tuli Timo Reintal ja järgmiseks jäi seal ja kokku oli siis üldse 29 kandidaati, kelle seast me ka valima pidime. 6 neist kutsusime vestlusele ja siis pärast vestlust siis sai iga see komisjoni liige koostada oma pingerea ja vastavalt sellele pingereale siis löödi punktid kokku ja tulemus oli selline. Meil on ka Timo siin ühesõnaga, et Timo äkki saa siis tutvustada ennast. Mina teen ettepaneku komisjoni poolt siis vallavanemaks nimetada Timo Reintal. See on komisjoni ettepanek, et äkki siis Timo tutvustada ennast. Tere! Minu nimi on siis Timo Reintal. Olen pärit Jõgevamaalt Saare vallast ja muidu praegusel hetkel elan siit samast praktiliselt üle jõe Tartu vallas Tammistu külas. Ma olen abielus, mul on 2 last, 6-aastane poeg ja 3-aastane tütar. Olen lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja olen varasemalt siis töötanud Tartu vanglas inspektor kontaktisikuna, kus oli minu tööülesanneteks valvurite töö korraldamine. Lisaks sellele oli mul 40 kinnipeetavat, kelle igapäevaelu probleeme tuli lahendada ja vahendada siis juhtkonnale. Peale Tartu vanglat asusin tööle Kodakondsus- ja Migratsiooniameti Narva büroos. Seal ma töötasin 2 aastat, töötasin peainspektorina ja tegelesin illegaalse immigratsiooni tõkestamisega. Lihtsamalt öeldes siis tegelesin Eestis illegaalselt viibivate isikute riigist välja saatmisega. Lisaks sellele siis asendasin vajadusel büroojuhatajat, arendasin koostööd politsei ja piirivalve vahel. Too aeg olid need veel täiesti erinevad üksused, oli piirivalve eraldi, politsei eraldi ja Kodakondsus- ja Migratsiooniamet eraldi. Tänaseks päevaks on nad kõik üks piirivalve ja politseiamet. Ja nüüd viimased 7 aastat olen töötanud Riigikohtus kohtupraktika analüütikuna. Peamine tööülesanne oli selline kohtupraktika analüüsimine, ehk siis võtsime mingi õigusliku küsimuse, aktuaalse õigusliku küsimuse, vaatasime, milline on Riigikohtu praktika, milline on esimese ja teise astme kohtute praktika ning selle põhjalt siis valmisid analüüsid, mille väljund olid siis ettepanek seadusemuudatusteks, ettepanekud kohtunike koolitusteks ja nii edasi. Lisaks sellele Riigikohtus juhtisin veel erinevate komisjonide tööd, näiteks inventuuri komisjoni tööd ja ka riigihanke komisjoni tööd. Siis olen tegelenud ka seal Riigikohtus mõningate projektidega, et kohtute infosüsteemi arendamise projekt, ISKE projekt ehk infosüsteemide 3-astmeline etalonturbesüsteem, et seal oli vaja teha ka erinevaid riskihindamisi. Lühidalt olekski see kõik. Kui on küsimusi, siis kas volikogu liikmetel on küsimusi? No. Ma küsiks. Melliste kooli juhataja Sirje Jõvias olen. Et mis oli see, mis ajendas teid siia tulema ja kandideerima selle koha peale?
esiteks mu praegune töö on selline rakendusteadus sisuliselt. Varasemalt olen ma töötanud inimestega. Ja see inimestega töötamine on see, mida ma soovin teha. See on üks asi. Teine asi on maaelu, kui selline on mulle väga hingelähedane. Ma olen ise sealt Jõgevamaalt Saare vallast pärit ja näiteks ma olen kõrvalt näinud seda, kuidas ühe küla rahvas sisuliselt hääbub. Seal oli põhikool, parematel aastatel oli natukene üle 100 õpilase, halvematel aastatel natukene alla 100 õpilase. See kool pandi 2002. aastal kinni lootuses, et õpilased lähevad valla teise põhikooli, mis oli 7 kilomeetri kaugusel. Tulemus oli see, et sellest 100 õpilasest läks sinna teise vallakooli 7 õpilast. Ülejäänud läksid Tartusse, Palamusele, Mustvesse, kus olid juba keskkoolid. Ja see küla sisuliselt tänaseks päevaks on hääbunud. Et sellest 600 inimesest on sinna külla jäänud võib-olla paarsada ainult. Et just nimelt aidata ühel kogukonnal püsida elus. Aga mis sa siis oled oma kodukohas nagu ära teinud oma kogukonna kaitsel? No näiteks Saare vallas konkreetselt lõime oma klassivennaga mittetulundusühingu Head sõbrad, mis tegeles noorte sellise huvitegevusega, maaelu edendamisega. Meil olid nii-öelda sõprusorganisatsioon oli Soomes Järvenpääl, meil oli ka sellist rahvusvahelist koostööd. Nüüd viimasel ajal olen kaasa löönud ka oma hea sõbra ja venna mittetulundusühingus Parim Valik, kes on siis Saare vallas näiteks korraldanud nüüd juba vist 4. aastat Kalevipoja suveteatrit. Et seal on etendunud sellised asjad nagu Viru tango. See aasta olid lambasööjad. Et selline üldine, kuidas ma ütlen, üldine külaelu elavdamine. Arvestades seda üldist hariduspoliitilist olukorda praegu üks niisugune küsimus, et meil on siin naabervallas Võnnu keskkool, kui järsku juhtub, et õpilaste arvu poolt oletame, et peaks see kool, keskkooli osa sulgema, siis missugune oleks teie nägemus selles osas, et kas ma küsingi kõigepealt, missugune oleks teie vaade selle peale, et kas lasta rahulikult sulgeda või mis liinis peaks siis tegutsema? Sest meie valla lapsed käivad sinna kooli. Ei, ma arvan, et sellest tuleks võidelda ikkagi. Sellepärast, et kui sinna tõesti käivad paljud lapsed kooli, siis ma arvan, et elanikele tuleb siiski tagada nii-öelda võimalik mugava hariduse saamine. Mitte selle poolest, et koolitunnid peaks nüüd lihtsaks tegema, vaid just nimelt selleks, et kooli pääsemine oleks võimalikult lihtne. Aga kui see peaks kaasa tooma endaga vallapoolse oma osaluse? No oma osaluse leidmine on väga suures osas volikogu teha, kuid minu ettepanek oleks see, et sellisel juhul tuleks oma osalus leida. Ma küsiks veel, ma juba alustasin, siis mis te arvate, mis oleks see esimene töö,
mida te siin hakkaksite tegema kohe, kui te nüüd vallavanemaks saate? Hetkel kõige kiirem asi on vallasekretäri konkursi tulemuste nii-öelda selgitamine, et tööle tuleb võtta uus vallasekretär. Siis pearaamatupidaja on minu andmetel lahkumas, et pearaamatupidaja konkurss tuleb välja kuulutada. Siis on Mäksa valla kodulehekülg on väga selline aeglane ja seal on väga palju vana infot, mis ei ole üldse mitte aktuaalne, seal on näiteks vanad korrad üleval. Et kindlasti tuleks kodulehekülg võimalikult kiiresti teha korda, sest see on esimene asi, mis paistab ka väljapoole. Viimane vallaleht, mis ma vaatasin, oli suhteliselt selline hambutu, et kindlasti tuleks ka seda osa parandada. Et hästi kiirelt tuleks. Ja tööpõld on lai, aga selles tööpõllus ma ei näinud ühtegi rida tööst inimestega. Selles mõttes, et ma pean seda nüüd elementaarseks, et ma kõigepealt tutvun valla ametnikega, vestlen nendega, millised on kitsaskohad, kuulan ära nende ettepanekud, et see on täiesti selline elementaarne. Aitäh! Madis, et ma saan aru, et see analüütiline töö nagu sulle enam ei sobi ja sa oled endas nagu avastanud selle, et sa tahaks nüüd hakata nagu nii-öelda maaelu arendama. Et siis mu küsimus on, et nagu, aga miks nagu Mäksa vald? Mis on sinu kontakt Mäksa vallaga? Ma arvan, et Eesti maaelu edendamine, see ei ole niivõrd oluline, kus sa seda teed, vaid see, kui hästi sa seda teed. Ja kuna ma olen siit samast kõrvalt sisuliselt, siis ma arvan, et see on väga hea alguspunkt. Aga kuidas sa saad aru võimude lahususe printsiibist valla tasandil ja kui näiteks võrrelda siis kohaliku tasandit riigi tasandiga, et siis kuidas sa võrdled neid? Et milline on vallavanema roll sinu arusaamine? Küsimus oli natukene nüüd segaselt. Ühesõnaga võimude lahususe printsiip, eks? Yeah. Nii, et kuidas sa saad aru, kuidas toimib siin valla tasandil ja kuidas nagu sa peaksid võrdlema seda valitsusega, riigivalitsusega ja parlamendiga, et siis kuidas seda võrdled? Väga lihtsalt või niimoodi lihtsustades ütleks, et vallavanem on nii-öelda peaministri ülesannetes ja volikogu on siis parlamendi ülesannetes. Aga siis ma küsiks veel, et on sul olemas endal ka nagu visioon Mäksa vallast, et kuhu me nüüd 4 aasta pärast nagu võiksime jõuda, et mis siis oleks teistmoodi, milliseid valdkondi peaks eelistatult arendama, mida peaks nagu tegema? Kõigepealt peaks olema kodanikega avatud ja aus suhtlemine. Peab toimuma mitmepoolne kommunikatsioon. Vallavalitsus peab olema inimeste jaoks, mitte inimesed vallavalitsuse jaoks. See on üks olulisemaid asju. Teiseks tuleb leida võimalus, kuidas Mäksa valda inimesi juurde saada. Et inimesed tahaksid siin elada. Et need, kes
ei lahkuks, et inimesed ei lahkuks siit, vaid siia tahaksid inimesed juurde tulla. Et noh, need on nagu sellised põhilised asjad. Inimene peab saama Mäksa vallas võimalikult häid teenuseid, samas peab vallavalitsus tegutsema võimalikult ressursisäästlikult. Et rahasid ei pandaks nii-öelda valesse kohta, vaid need olekski inimeste hüvanguks. Mu viimane küsimus on, et kuidas sa saad aru, mis asi on osalusdemokraatia? Osalusdemokraatia on see, kui kaasatakse inimesed otsustusprotsesside juurde. Aga on sul konkreetselt kogemusi või nagu selliseid visioone või kuidas nagu, milliste meetoditega seda saaks nagu teha? See eeldabki kahepoolset kommunikatsiooni. Valitsus, kohalikul omavalitsuse tasandil siis kohalik omavalitsus peab suhtlema inimestega. Nii, selge, on teistel volikogu liikmetel küll küsimusi. Siibust lauda ei ole midagi. Et ühesõnaga, kui keegi tahab minna, eks ole, kiiresti, siis ta peaks minema üksinda. Aga kui me tahame jõuda kaugele, siis me peame minema koos. Ja sellepärast on oluline teha poliitikas kompromisse. Kuid antud juhul siis jään ma erapooletuks vallavanema valimistel ja ma ütlen ka põhjused. Et Einstein on öelnud seda, et kui inimesed teevad sama asja samamoodi ja ootavad teistsugust tulemust, et siis see on hullumeelsuse esimene samm. Ja ma lihtsalt tahan, nagu ma tunnen, et see on minu kohustus lihtsalt korraks nagu tõsta teadlikkusse seda, et eelmise vallavanemaga, kellega me keegi tegelikult nagu väga rahul ei ole olnud, juhtus täpselt samamoodi, et tegu oli juristiga, kes oli kellegi tuttav, kes ei olnud Maksa valla inimene, kes ei tundnud tegelikult kohalikku elu ja kelle tegelikult ei olnud väga selget visiooni. Et ma arvan, et see on nagu lähenemise küsimus, eks ole, et kas vallavanem ongi nagu peaminister, eks ole, nagu sa ütlesid väga õigelt ja tabavalt, ehk siis visiooniga liider või on ta nagu selline lojaalne ametnik. Et see on lähenemise asi ja siin ei ole ühte või õiget vastust. Mina pooldan või mina saan aru sellest, et see inimene saab, et see vallavanema töö, see tuleb teha nagu südamest, eks ole, hästi. Et siin ei motiveeri sind raha või muud asjad, vaid sa peadki nagu tegema väga südamest ja väga nagu inimestega, kohalike inimestega koos. Ja siiski nagu, kui tegeliku töö ikkagi toimub vallavalitsuses, siis mina usun, et vallavanemal peab olema endal ka selge visioon. Ja lihtsalt meile nagu hetkeks selline mõttekoht, et loodame, Timo, eks ole, et kõik läheb hästi ja kohaned ära, inimesed võtavad sind vastu ja sul tekib see visioon ja kõik on nagu väga tore. Aga kui nagu ei lähe millegi pärast niimoodi, eks, et siis keda meil on süüdistada, et siis on nagu vaja vaadata peeglisse ja küsida iseendalt, et kas teha midagi teistmoodi, kas viga on süsteemis, kas viga on nendes seintes või äkki ei saagi me siin oma valitsemisega hakkama. Aitäh! Selge. Luban, et ma juhin seda valda ausalt, läbipaistvalt ja kaasan võimalikult palju vallarahvast vallaotsuste tegemisse. Lähen siis järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on siis vallavanemale töötasu määramine. Nüüd sa siis saab teada selle, et mis raha eest sa siis ka tööle tuleb. Siin on siis otsuse eelnõu on ette valmistatud, et määrata siis Mäksa vallavanema töötasu. Siin on sihipoht hetkel. Eelmise vallavanema palk oli 1280 eurot. Minu ettepanek oleks, et see oleks 1300, oleks ilus ümmargune.